Esiteks, meil on väga paljust rääkida. Ma olen praegu Eestis, ma tulin just Visit Estonia tripilt, ehk siis me käisime sõpradega koos Visit Estoniaga reisimas Lääne-Virumaal ja see oli üliäge. Ma ostsin endale mikrofoni, sest mul hakkas tõesti kahju, seega Wireless Go ja Lavalier Go ja see on Rode mikker. Ei, ma ei tea tehnikast mitte midagi, ma lihtsalt saatsin oma väga targale parimale sõbrale kõik asjad, mida mul on vaja ja siis ta ütles, et mida ma pean ostma ja siis ma käisin ja näitasin pilti ja ostsin. Ja üldse inimesed küsisid mul tehnika osas ka mingid nõu, et umbes, et mis arvutit osta, et kuna ma õpin IT-d ja mul ei ole aimugi, ma ise ootan uut MacBook Prod ja olen valmis maksma selle eest hingehinde, sest mu eelmine MacBook on aastast 2015 äkki. Ühesõnaga ma ostsin endale mikri. Nii, ja teine asi, kui te veel ei tea, siis ma sain oma unistuste ülikooli sisse. Ma olen mega õnnelik, ma olin tõesti üliõnnelik, ma ei oodanud üldse seda, ma olin täiesti šokeeritud sellest, sest et kes teab, siis ma eelmine aasta kandideerisin ka täpselt samal erialale, samasse ülikooli ja ma ei saanud sisse. Ja siis ma sain aru, et see ülikool on nagu, sinna ei saa lihtsalt niisama ja sinna on konkurents nagu väga tihe. Ma ei oodanud seda üldse ja sinna võetakse väga vähe välismaalasi. Ma sain sisse Copenhageni või Copenhagen Business School ehk siis Kopenhaageni ärikool või majanduskool ja erialale rahvusvaheline äri ja poliitika. Ma reaalselt 2 kuud tagasi kustutasin ära enda telefonist uudiste äpid, ma kustutasin ära Twitteri, ma blokkisin ära kõik uudiste portaalid, ma ei tahtnud uudiseid lugeda, ma otsustasin, et ma hakkan ignorantseks inimeseks. Ma sain 2 kuud hakkama, korraks oli väga mugav oma väliseestlase mullis elada, kus ükski uudis minuni ei jõua. Ma ei pea kellegi peale närvi minema, aga samas ma vist ikkagi hoolin liiga palju, sest ma räägin, ma ei olnud üldse nagu, ma ei oodanud seda ja see tõmbas praegu, see teade tõmbas mu elu täiesti pea peale. Ja kui te saite kuhugi ägedasse ülikooli sisse, Tartus, Tallinnas, välismaal, ükskõik kus, kirjutage, kus te õpite, see oleks nii lahe kuulata, sest minule endale hullud huvitavad sellised asjad. Nii, ma nüüd räägin uuesti. Kõige esimesena, mida te mult Instagramis küsisite, oli see, et miks ma ikkagi kooli vahetasin. Ilmselt mõned ei ole eelmiseid videoid näinud. Ja teine, et just miks ma selle valisin ja mida ma CBS-i puhul kõige rohkem ootan. Long story short, ma õppisin enne user interface ja experience disaini, mis on siis programmeerimine ja disainimine ja veebiplatvormide disainimine ja seal oli hästi palju turundust. Mulle ei meeldinud see turunduse pool, ma sain sealt kogu selle disaini poole ja ma juba tegelikult mõtlesin, et võib-olla ma äkki vahetan ülikooli, aga siis ei olnud veel kindel ja siis otsustas Taani riik, et nad panevad väga paljud inglisekeelsed rakenduskõrghariduse laadsed erialad kinni. Mis tähendab seda, et siin ei ole sellist asja nagu rakenduskõrgharidus, aga kõik erialad, mis nad kinni panid, olid täpselt sellised a la disain, arhitektuur, moedisain, mingisugune praktilisem turundus, praktilisem inseneeria, kõik sellised asjad, mis on nagu ametikraadid. Riik ei taha kulutada nii palju raha välismaalaste harimisele ja nende toetamisele, kuna me saame iga kuu 700 € õpilastoetust, see on üsna suur koorem Taani riigile ja nad tahavad lahti saada välismaalastest, kes seda toetust, kellele nad peavad seda maksma, sellepärast et Euroopa Liidus sa pead kohtlema kõiki Euroopa Liidu liikmeid võrdselt. Ja ma üldse ei oodanud, et ma saan CBS-i sisse. Ma kandideerisin sinna, sest ma mõtlesin, et mul ei ole midagi kaotada. Äkki ma saan sisse, äkki ma tahan minna. Kui me kolisime Taani, siis ma lihtsalt vaatasin, et siin on mingisugune majanduskool, kus saab õppida poliitikat ja rahvusvahelist äri. Ja ma sain alles natukese aja pärast teada, et see on mingisugune Euroopa tippülikool ja et siin on väga raske sisse saada ja alguses ma ei pööranud üldse sellele tähelepanu. Ja siis, kui ma sisse ei saanud, siis ma sain aru, et okei, et isegi kui sul on väga head eksamid, kuldmedal, ülipalju kogemust, mida iganes, et see ei ole vahepeal piisav. Ja see aasta ma siis sain. Nüüd, kui te küsite, et miks ma tahtsin just ikkagi CBS-i minna ja oma eriala vahetada, on sellepärast, et esiteks minu eelmisel erialal sai disaini pool haridusest otsa. Ma töötan Saksa pangas, mis on investeerimispank disainerina ja selle disaineri töö jaoks mul ei olnud sellena midagi õppida, sest kõik jätkuv on rohkem turunduse poole. Ma väga ei soovi enam turundust õppida, kuna ma olen turundajana töötanud väga kaua. CBS on siin nagu Eestis on eliitkoolid. See on siuke väga prestiižne, põhimõtteliselt see kraad, kuhu ma nüüd sisse sain, on kõige kõvem ülikooli kraad, mida sa Taanis võid saada, kui sa tahad teha ükskõik mida
poliitikamajanduse või siukses nagu vallas. Tegelikult lihtsalt Taani on väga akadeemiline riik. Näiteks, kui sa tahad mõnda väga prestiižikasse ettevõttesse tööle minna, siis nad küsivad sult high school diplomat, nad küsivad sulle bakakraadi ja baka nii-öelda neid hindeid. Nad võivad küsida sult magistrikraadi, magistrihindeid, kõiki diplomeid, nad tahavad kõike näha. Ja kui ma sellest teada sain, siis ma mõtlesin ka, et okei, et ma pean nagu väga strateegiliselt hakkama otsustama, et mida ma teen. Ja teine asi, miks ma tahan just minna CBS ja just sellele erialale, on see, et ma olen ka seda varem maininud, et ma õppisin Gustav Adolfi gümnaasiumis põhikoolis ja suur osa mu sõpru on sealt. See inimene, milleks ma olen kujunenud, on tulnud väga suuresti sellepärast, millised olid mu sõbrad seal, millised olid nende perekonnad, milliseks muutusid minu eeskujud. Ega selles mõttes see nagu ettevõtlus või selline nagu väga suur mindset, mis mul on, see ei tule mul kodust või nagu see kujunes välja Kaagis. Kui ma seal korraldasin oma sõpradega erinevaid üritusi, me käisime olümpiaadidel, see muutis väga palju mu maailmapilti. Ma väga ootan sarnast asja CBS-ist, sest kõik need sõbrad, kes mul on kooliajast, nad on täpselt sellised inimesed, et keegi ütleb vahepeal, et mul on siuke äriidee, et davai, teeme ära. Ja selliseid inimesi on elus väga vaja, kui sa oled huvitatud ettevõtlusest või kas või poliitikast või millest iganes, kus sul on vaja väga häid tutvuseid. Kui sa sinna erialale sisse saad, siis see tähendab seda, et sul on kas väga hea perekondlik taust ja väga hea taustsüsteem üleüldiselt, et sa oled, väga paljud inimesed on seal näiteks diplomaatide lapsed, nad on elanud erinevates riikides, neil on mega palju elukogemust ja nad on väga noored. Ehk siis kõigil on väga sarnane mindset ja nad oskavad näha seda, et maailm on tegelikult väga väike ja sa saad ise väga palju ära teha. Või kui sa tahad kasvada mingisuguseks väga kindlat tüüpi inimeseks, siis on kõige lihtsam alustada niimoodi, et sa ümbritsed ennast sellise keskkonnaga, mis sind toetab, et selleks saada. Ja mulle tundub, et see keskkond toetab mind väga palju. Järgmine küsimus, mis te küsisite, oli see, et kui ma nüüd vahetan eriala, et kas ma üks hetk muudan oma karjäärisuunda siis user interface disainist eemale ja tegelikult mis mulle meeldibki on see, et ma töötan pangas, ma töötan finantssektoris, mu töö hõlmab juba iseenesest väga palju finantsteadlikkust ja ma pean väga palju asjadest aru saama, mida muidu sa disainerina mitte kunagi ei peaks. Ma pean väga läbimõtlevalt tegema neid disaine, kuna ma teen neid investeerijatele, mis tähendab, et ma pean teadma väga palju investeerimisest, erinevatest kõikidest, ma ei tea, kuidas teha mingisuguseid analüüse ettevõtetele, kuidas ma peaks ehitama üles platvormi, et inimene saaks selle, mida ta sealt tahab, kui ta mingisugust, ma ei tea, indeksfondi või aktsiaid ostab ja nii edasi. Et see ei ole lihtsalt disaineritöö, vaid see on väga suures osas ka, sul on vaja seda taustsüsteemi, et tunda majandust, et tunda, kuidas need asjad töötavad, et tunda investeerimist, sul peab olema kogemusi ja nii edasi. Ja sellepärast ka tegelikult see kasutajakogemuse disaineri töö toetab mu uut eriala ja mul ei ole plaani seda vahetada. Disainerina muidugi kunagi ei tea, aga kuna finantssektor mind väga huvitab, siis ma arvan, et ma jään sinna. Selles mõttes jah, ma ei kavatse oma karjääriplaani muuta lähima, ma ei tea, 5-10 aasta jooksul, aga võib-olla sealt edasi, kes teab. Mind lihtsalt väga huvitab poliitika ja äri ja seadused ja kõik siuke väga kuiv asi paljude inimeste jaoks. Minu jaoks süsteemid on lihtsalt nii ilusad, mulle meeldib neid lugeda, mulle meeldib neist aru saada ja ühtpidi see ülikool ongi lihtsalt koht, kus maailmast aru saada. Ma olen nagu väga rahul sellega, kus ma olen erialases mõttes, et mul on nüüd 2 suunda elus. Ma kas võin edasi liikuda oma disaineri karjääris nii-öelda. Töötan nüüd paar aastat või isegi rohkem Saksas, ma võiks minna ükskõik kuhu suurkorporatsiooni disaineriks, sest mul on selle jaoks olemas CV. Või siis ma võin üks hetk hakata liikuma just kas, ma ei tea, konsultatsioonide, nõunike, kantslerite, ma ei tea, mingi Euroopa Liidu mingisuguse tegelase suunas, poliitika valdkonnas. Ma olen sellest Twitteris juba rääkinud, aga hetkel mul ei ole plaani ega soovi otseselt poliitikuna midagi teha. Ma ei tea, kuidas tuleks Eestis poliitsüsteemi üles luua niimoodi, et noored tahaks poliitikasse minna, aga hetkel mina kui noor vaatan Eesti poliitikat ja mõtlen, et ma ei taha sinna minna. Ma ei taha sinna minna, ma ei taha, et mu maine lihtsalt ära solgitakse seal. Ma ei taha, et mind kui naist seal alavääristatakse, ma ei taha selliseid asju teha ja sellepärast isegi kui mul oleks selle jaoks haridus,
siis ma ei tea, kas ma kunagi võtaksin selle teekonna ette. Aga mulle meeldib see, et vähemalt mul on alati see võimalus. Ma tunnen, et ma saan teha sotsiaalmeedias palju rohkem, kui ma saaksin teha mõnes erakonnas, sest ma ei näe mitte ühtegi erakonda, kuhu ma tahaks minna. Ja kui teid huvitab minu nii-öelda poliitiline maailmavaade, siis te võite mind Twitteris jälgida, sest ma jagan seda rohkem seal. Kui te küsite, et kuidas leida see õige eriala ülikoolis, siis ma olen teinud sellest video, üks kõige esimesi videoid, mida ma tegin. Ja ma jään endiselt täiesti kindlaks kõikidele nendele seisukohtadele, mis mul olid, et kuidas see eriala leida ja ma lihtsalt ütlen, et ma olin oma valikus väga strateegiline. Mul on väga kindel elustiil, mida ma tahan elada või õigemini ma võiks juba öelda, et ma olen poolel teekonnal finantsvabaduse poole ja ma lihtsalt üks hetk hakkasin väga kindlalt mõtlema selle peale, et okei, mul on umbes 5 suunda, mis mind huvitavad võrdselt. Milline neist suundadest pakub reaalselt seda elu, mida ma tahan elada? Et näiteks näitlemine oli minu jaoks väga huvitav, aga see ebastabiilsus, mis sellega kaasa tuleb, ma ei taha seda. Ja sellepärast ma näiteks ei valinud seda suunda. Küsimus, et mida ma arvan nendest, kes ülikooli ei lähe, kui sul on oma elu nii-öelda unistuste eriala, kui sa tead täpselt, mida sa teha tahad, kui sul on plaan paigas, siis keda huvitab see nagu ülikooli kraad või selles mõttes, et kui mu ülikool pandi kinni, mul oli täiesti nagu kindel plaan see, et ma lähen täiskohaga tööle, ma ei tee bakat ja ma lihtsalt töötan ennast üles ja see on alati variant ja minu arust maailm muutub juba nii palju, et tänapäeval mitte kedagi ei huvita see, vähemalt mingitel erialadel, et sul ei ole kraadi, vaid ala näiteks disainis. Mu ülemus ütles mulle väga konkreetselt, et kui ma ütlesin, et ma võib-olla ei saa bakat, ütles, et aga vahet ei ole ju, sa oled hea disainer, aga mul ei ole vaja sinu kraadi, vaid mul on vaja sinu nii-öelda head iseloomu, töökust ja maitset, sest see on sul ju väga hea ja ükski kraad ei muuda seda. Ehk siis jah, ilmselgelt nagu ma lähen ülikooli väga strateegiliselt nüüd, aga muidu ju ülikool põhimõtteliselt on selleks, et kas sind lihtsalt huvitab see teema või sa tahad sellel erialal tööd saada. Kas ülikool maksab Taanis, ei maksa, see on tasuta. Keegi küsis, et kuidas ma õpin mahukateks õppeaineteks. Mul on selle jaoks Notioni süsteem, ma näitan seda järgmises videos. Kas mul on tekkinud mõni hirm või kahtlus ülikooliga? Ma olen vaimselt selleks väga valmis, kuna ma olen viimased 3 aastat natuke nii-öelda lõdvemalt võtnud. Mu ajakava on olnud palju lihtsam, kui see oli näiteks siis, kui ma käisin KGS-i õppisin olümpiaadideks. Ehk siis ma tegelikult olen harjunud väga suure pressure'i all tööd tegema. Ma naudin seda. Ma nagu töötan inimesena palju paremini, kui mul on väga suur pinge peal. Et kui mul on liiga palju vaba aega, siis ma ei tee mitte midagi. Ma lükkan kõik edasi ja seda ma tundsin ka gümnaasiumis, kui ma vahetasin kooli, et see oli liiga lihtne minu jaoks. Ja mul ei olnud piisavalt palju pinget peal ja mul ei olnud ka piisavalt tahtmist oma erialaga tegeleda, mida ma seal õppisin. Küsimus, et mis aineid ma ootan kõige rohkem. Mind huvitavad nii need poliitilised ained, mis seal on. Hästi palju aineid on just nagu poliitiline ja majanduslik mõtlemine, mis räägib siis nii nagu poliit- kui ka majandusfilosoofidest, suurematest eeskujudest ajaloos ja olevikus ja nii edasi. Sellised teemad, siis erinevad riigikorrad, kõik see on minu jaoks alati väga huvitav olnud, aga nüüd seda nii-öelda akadeemiliselt õppida oleks huvitav ja teine asi, mida ma ootan, ongi just corporate finance, accounting, majandusmata, kõik sellised asjad, mis ma näen nendes väga suur kasu. Saaksin palju targemini mõelda välja oma investeerimisstrateegiaid, ma saaks palju targemini teha erinevaid finantsotsuseid, ettevõtluses on see väga suur pluss, kui sul on hea majandustaust ja nii edasi. Ma ei tea, ma olen lihtsalt väga vaimustuses sellest, mida ma õppima hakkan. Muutub see, et mu ajakava hakkab olema väga struktureeritud. Mul ei ole ilmselt väga palju vaba aega, mul ei ole sükest chillimise aega, kus ma põhimõtteliselt terve aasta vaatasin sarju, mida ma ei ole varem kunagi väga elus teinud. Mul ei ole olnud nii palju vaba aega, et ma oleks saanud lihtsalt olla, mis oli tore vahelduseks, aga ma tundsin, et see nagu inimesena mind väga ei arenda. Et see muutub lihtsalt, et mul on väga strict schedule. Ei eksle enam pimenduses, vaid mul on väga strateegiline eesmärk, kuhu ma tahan jõuda ja põhimõtteliselt ma olen kõik selleks nüüd teinud ja ma lihtsalt pean seda eesmärki või ma olen seda teekonda alustanud, mul on väravad lahti, nüüd ma pean lihtsalt kõndima läbi maratoni nagu, et
see ongi võib-olla muutus mu elus. Milline mu ajakava on ja kuidas ma sellega vastu pean. Nädalate lõikus on mu ajakava erinev, aga siin on 2 näidet. Need on väga struktureeritud päevad, et nagu mu päev lõpeb umbes kell 8 ja siis ma võin teha oma asju. Et kuna ma pean nii-öelda tegelikult töötama 3 täistööpäeva iga nädal, siis ma pean lihtsalt väga hästi läbi mõtlema seda, kuidas ma oma õppimisi planeerin. Praegu augustis ma töötan augusti alguses täiskohaga ja augusti lõpus mul ei ole tööpäevi, et ma saaksin nii-öelda sulanduda sisse ülikooli. Ja te küsisite ka näiteks seda, et kuidas läbipõlemist vältida või kuidas mitte läbi põleda, siis ma vist olen seda rääkinud, aga ma olen juba läbi põlenud elus ühe korra, mis oligi siis, kui ma käisin samal ajal teatrikoolis, gümnaasiumis, mis oli siis iga päev mingi kella 7-ni umbes, see oli nagu crazy. Ja pärast seda ma veel tegin poole kohaga tööd ka, mis tegelikult oli täiskohaga töö, sellepärast et mu ülemus lihtsalt absoluutselt ei austanud mu töötunde. Ja ma põlesin selle lõpuks täiesti läbi. Aga need tegevused, mida ma tegin, ei olnud kooskõlas sellega, mida ma tegelikult elult tahtsin. Et isegi kui ma käisin teatrikoolis, siis näiteks kui tulid lavakakatsed, siis ma reaalselt istusin 5 minutit diivanil, mõtlesin, et kas ma lähen sinna? Oleks ju huvitav. Kas ma tegelikult tahan seda elu? Mitte väga. Ehk siis nagu, kui sa sellise suhtumisega käid väga suure pinge all koolis, siis on väga lihtne läbi põleda, sest et sa tegelikult tunned, et sa ei liigu oma eesmärgi poole, vaid sa oled kinni mingisuguses struktuuris. Ja täpselt samamoodi oli selle töökohaga, et see oli küll mu esimene töökoht moeturunduses, aga väga kiiresti sain ma aru, et isegi kui see töö on minu jaoks huvitav, mulle meeldib seda teha, ma tean selle kohta väga palju, siis ma ei taha töötada moeturunduses järgmised 40 aastat oma elust. Ühesõnaga, kõik need tegevused, mis ma tegin, ei olnud tegelikult mu tuleviku suunas, siis ma põlesingi läbi, sellepärast et ma iga päev ärkasin üles ja ma olin mingi, miks ma üldse neid asju teen, nagu see on täiesti mõttetu. Aga nüüd ma olen väga kindlalt läbi mõelnud, miks ma neid asju teen, miks ma sinna ülikooli lähen. Ma olen valmis selleks, et see ülikool on väga raske ja nagu ma olen nii-öelda vaimselt ennast valmis pannud selleks, et see tuleb üks ilmselt kõige raskemaid 3 aastat mu elus. Ja nagu ma olen Instagramis viimases postituses või millalgi maininud, siis mu taust ja minevik on olnud palju keerulisemad kui see olukord, kus ma praegu elan, nii et ma väga naudin seda. Et kui sul on väga eesmärgistatud tegevus, sul on väga struktureeritud süsteemid, siis see võib juba päästa siin nii-öelda läbi põlemisest ja see, et mulle näiteks ongi nagu Google Calendaris kõik mu asjad kirjas, et ma mõtlen ainult sellele, mis on praegu siin ja et ma saaksin selle tehtud. Üldiselt, kui te veel küsisite, et kuidas mu vaimne tervis vastu peab, on see, et ma käin trennis. Ma lähen trenni või siis ma lähen jalutama, ma lähen vahepeal rattaga sõitma, ma teen vahepeal muid asju. Ma planeerin oma vaba aega ka oma kalendrisse sisse, et ma selle ära ei unustaks. Samamoodi õhtuti ma lihtsalt võtan aega, et oma elukaaslasega aega veeta ja nii edasi, et ühesõnaga ma ikkagi nagu naudin kõiki neid väikseid hetki. Kui sa juba vaimselt tead, et asi läheb raskeks, siis sa oskad selleks valmistuda, aga kui sa lähed nii-öelda nagu ilma ühegi, ma ei tea, ootuseta ja sa ehmatad lausa sellest raskusest, siis võib-olla sellest võib ka tekkida läbipõlemine, aga ma ei tea, võib-olla ma ikka põlen läbi nagu eks me näeme, et varsti tuleb video sellest, et ma olen juba läbi põlenud. Kui mu ülikool pakuks Erasmus pluss taolist projekti mõnes välisriigis, kas ma võtaksin osa? Ma olen ka varem maininud seda, et mul ei ole otsest plaani lähiajal kolida tagasi Eestisse, vaid ma tõesti kasutan seda aega oma elus, et meil ei ole väga mingeid kohustusi ja me võime elada, kus me tahame. Mu töö pakub mulle seda, et ma tegelikult võiks elada ka kuskil välisriigis, kui ma tahan mõne aja. Aga ma ei taha lahti lasta oma tööst, kuna kui sa juba Taanis saad väga hea töö, siis sind hoitakse ja ei ole mõtet seda võimalust käest lasta, sest et see, kuidas sa selle töö saad, on lihtsalt nii raske. Mul on juba välismaal elamise kogemus ja ma juba naudin seda, et ma olen siin endale mingisuguse elu ehitanud ja ma ei taha minna kuhugi lihtsalt 6 kuuks, et ehitada mingi elu üles ja siis lasta sellest lahti, et jah, ma ei tea. Aga võib-olla mul tuleb tuju. Järgmise video ma teen ka kohe siia otsa, mis on siis minu ülikooli Notioni setup, kuna te olete seda väga palju palunud ja nüüd mul on päriselt põhjus seda teha. Ja üks asi veel, miks ma tahangi natuke minna akadeemilisse ülikooli, on see, et ma olen selline süsteemide geek või nagu nohik, et mulle tohutult meeldib teha struktureeritud notes'e, mulle väga meeldib õppida ajalugu ja poliitikat just selles mõttes, et mulle meeldib struktureerida kõiki neid teadmisi ja mul lihtsalt
meeldib see, et ma lähen ülikooli õppima midagi, mis nii-öelda teeb mind justkui nagu, see pakub mulle teadmisi elust ja ajaloost niimoodi, et ma olen võimeline kuskil söögilauas erinevatel teemadel arutama. Ja ma arvan, et see on nagu peamine asi, mida ma üldse koolist alati otsin, ongi see, et mul oleks põnevad vestlusteemad põnevate inimestega ja ma oskaks kaasa rääkida. Et sellepärast ma ka tahtsin ülikooli vahetada. Täiega ootan seda, et ma saaksin oma süsteeme luua ja oma Notionis kõik asjad ilusti ära teha. Aga jah, sellest ma räägin järgmises videos. Ma loodan, et see inspireeris teid rohkem vaeva nägema selle nimel, mis te elus teete ja kuhu te jõuda tahate. Näeme!